Nii, täna roomlasi ei tule, on lihtsalt üks väike jalutuskäik mere ääres. Päike paistab, selline soe Eesti suvi. Tegelikult võiks isegi ujuma minna, aga kohalikud peaksid hulluks. Eile ma jalutasin jalad vees ja siis kõik vaatasid, et mingi peast segamini olen. Aga nojah, kui ma siin elaks, siis ma läheks ujuma küll. Kuigi võib-olla ma olen hommikusel ajal siis, kui keegi ei näe. Ja muidu jah, ilm on väga palav selline, päike paistab. Meri on uinutav. No, see ees on see. On üks kindlus, aga see ei ole roomlaste oma. See on hilisem. Et siin on käinud kahte sorti ajalugu, tundub olevat. Kaugemat ajalugu on kahte sorti. Et on roomlaste ajalugu. Hästi palju sellist keiser Augustuse aja värki. Ja siis on selline vara uusaegne ajalugu, selline 18. sajandi algus on midagi sellist. Aga natuke varasemad ka, näiteks just käisin üleeile vist, käisin ühes majas, kus 16. sajandil peatus Karl V Habsburg. Ja väga ilus oli vaadata tema seda magamistuba, kus ta magas ja seal kõrval kohe oli selline vannituba, WC ka. Nii et ma olen Karl V vetsus täiesti käinud. Ma selles mõttes käinud ja ma olen seda näinud. Ma olen seda kasutanud loomulikult. Ei ole. Nii. Aga siin vastas peaksid olema vaatame. Ja mis on siin huvitav, et siin ei ole Euroopa Liidu lippe. Et kui läheb mööda mõnes linnavalitsuse või mingist riigiasutuses, siis on igasugused kohalikud lipud, Hispaania, Kataloonia, Tarragona ja mida kõike. Aga ei ole Euroopa Liidu lippu. Ja see on seda väga meeldiv vaadata, et nad on kauem olnud Euroopa Liidus kui Eesti. Aga nad ei näe vajadust panna mingit Euroopa Liidu lippu igale poole, et see on see on põhimõtteliselt sama, kui panna ÜRO lipp välja kuskile. Et mille? Ja siin vastas on nüüd mingid Rooma varemed küll, jah. Nüüd on Rooma oma. Ja, see on selline ühiskond, mis on tegelikult languses. Et just seesama, eile ma käisin ka ühes majas, mis kuulus ühele kõrgkodanlusse kuuluvale mehele. Malta ordu kavaler oli veel. Ja jalutan seal ringi, kell oli juba mingi ligi 1 ja päev oli, jalutan ringi ja täiesti tühi oli see maja ja siis ma mõtlesin, et miks need toad nii pimedad on siin, et ühest toast teise ja siis kui ma hakkasin juba ära minema, siis tuli üks vanamees, kes oli väga kena, rääkis mu katalani keeles, ei pidanud kohe lolliks turistiks ja ütles, et ma olen selle päeva esimene külastaja ja see muuseum on mingi kella 9 või nii alates lahti, nii et selle päeva esimene külastaja ütles, sellepärast ma pole tulesid pannud, et ma panen minu jaoks tuled ka põlema. Et siis mõtled, et kurat, et nii see kultuur surebki. Kusjuures nad veavad kooliekskursioone muidugi kohustuskorras muuseumitesse ja see on kõik olemas, aga rahvas ikkagi ise ei käi kuskil. Ja mis on need söögikohad, mis mulle meeldivad, mis on muidugi mitmed kordi odavamad kui Eestis või vähemalt mingil määral odavamad. Ma vaatan ka, et ma olen tavaliselt seal oma ligi pool sajandit elatud eluga nagu sõimelaps selles mõttes, et enamasti kõik inimesed said minust vanemad. Mis näitab, et seda vana kultuuri tahavad väga ainult vanurid näha, et noored enam ei taha.
eile ma olin toredas restoranis 3-käiguline lõuna koos, 2, 3, 4, ma läksin 5 klaasi veini ka muidugi juua, seal tuuakse pudelitega laual, karafinidega. Maksis 9,90. Ja sinna alla kõik sardiinid olid ka grillitud ja väga hea oli ja sa vaatan ringi ja kõik on jälle hästi vanad, aga mu kõrval lauas olid inimesed, kes olid must tibakese vist nooremad, aga need olid ka mingi ala 40. Nii et jah, et see vana kultuur huvitab väheseid. Mis teha? Ja just käisin hommikus söömas ja vaatan ka ringi ja ma olen jälle kõige noorem kohvikus. Kuidas on võimalik olla ligi 50 aastat vana ja olla kõige noorem? Täielik sür. Ja. Aga mis kohalike vanurite puhul mulle väga meeldib, on see, et nad on kuidagi väga sellised rõõmsad ja ärksad. Et võib-olla see on päikesest ja midagi. Siis ma ühel päeval käisin Laadal, selline turg oli seal, kus olid mustlased. Ja ma olen esimest korda inimest jõllitama, sest seal oli üks mustlane naine, kes oli täpselt 100% sama nägu üks Tartu mustlane, kellega ma räägin. Ma mõtlesin kuulata, et kas ta on ta õde või natuke pikem oli, pikemat kasvu. See sama kasvu on meil kaksikõeks pidanud. Et sealt ka natuke naarma, et Eestis räägitakse umbes, et rahvus on enda valida ja pole olemas ja on ikka. Aga ma ostsingi mustlaste käest igasugused riideid, et paksid ilma rahata, annavad nad riideid. Et siin Hispaanias ei olegi osta.ee internetikeskkonda vaja, sest riided saab mustlaste käest. Jah. Aga jah. Siin on mingid linnukesed, valutavad ka. Rand on muidugi inimtühi. Näiteks kohalikud on muidugi tööl ka, et ei saa siin keset tööpäeva randa lonkida. Aga näed? Keegi tahab Lõuna-Euroopas reisida. Siis minu soovitus on väga lihtne. Ärge minge suurlinnadesse. Vähemalt Hispaanias ärge minge suurlinnadesse. Tulge kuskile väiksematesse linnadesse. Vesi üle sandaalide praegu. Päris mõnus vesi on, võiks isegi ujuma minna küll. Aga ma ei lähe. Ma ei hakka kohalikke šokeerima. Ja. Väikses linnas on neid vana aja aegu veel alles. Et see, mis see kant oli 20 aastat tagasi, et seda aega enam ei ole. Et kui ma siia tulin, siis mul oli esimesed 2 päeva nagu süda täiesti lõhkes, sest ma olin nagu saabunud ühe kultuuri surivoodina. Siis ma mõtlesin, et ma olen hulluks lausa, et ma hakkan lausa nutma või ma ei tea midagi, et see oli nii kole. Aga nüüd ma mõtlesin, et tuleb võtta nagu rõõmsameelset asja, et tuleb nautida seda, mis on järgi ja mis on olemas. Ja üritada mitte kuritegevus ohvriks langeda ja ega siin väikeses kohtades ei lange, aga jah. Aga Barcelonas juba tulid mulle raused kallale, nii et see oli päris kole. See oli kole. Aga mis teha? Kui riik ei saa aru, et ei saa tuua sisse tohututes kogustes immigrante. Siin on alati immigrante olnud, aga mis see vahe oli 20 aastat tagasi oli see, et need oli lihtsalt vähem. Et neid oli ka problemaatilisi, jah, aga neid oli niivõrd palju vähem, ma ei tea, 100 korda vähem, ma ei tea, 1000 korda vähem. Ja tulemus oli muidugi see, mis ta on. Ja kohalike seas on näha, aga teatavat jälle see vesi mul üle sandaalide.
kohalike seas on näha ka teatavat vaesumist ja nad ei ole enam nii heal järjel kui varasematel ajal. Kuigi võib ka mõelda, et see, mis ta 20 aastat tagasi oli, see oli võib-olla ka vari millestki veel paremast. See oli võib-olla, et kui noored tulevad praegu siia, siis nad vaatavad, kõik on väga tore, et ei olegi midagi väga hullu. Aga nad ei ole lihtsalt näinud seda varasemat aega. See on see vahe. Ma ei teagi, ma pean täna õhtul mõtlema, kuhu ma edasi lähen, kas ma mõnda teise riiki rändama või olen siin samas riigis edasi või vaatasin eile uudiste portaalidest, Eestis on väga halb ilm. Võib-olla polegi mõtet sinna Eestisse mõne aja pärast liiga ruttu tagasi tulla. Et see on see, et kui siia kuidagi Lääne-Euroopasse saab, siis on siit on odavam edasi lennada teistesse Euroopa linnadesse, et näiteks Eestist on lendamine kohati natuke komplitseeritud, et on vähe lennuliine ja siis leida mõni hea pilet. Keegi saab odavalt reisida ükskõik kuhu Euroopas. Neile ma soovitan, et otsida eri pakkumisi, vahet pole millisesse Euroopa linna, peaasi, et oleks Eestis. Ja siis sealt vaadata edasi jälle meie eri pakkumine. Et siis on võimalik võib-olla odavamalt. Aha. Lippude kohta veel, et jah, et teile käisin, oli mingi provintsivalitsus, ma ei tea, mis seal oli, mingi riiklik hoone oli ja seal ei olnud ka muidugi Euroopa Liidu lippu, mis oli väga meeldiv, et ei olnud. Ja seda ei peakski olema, see on ikkagi, Euroopa Liit ei ole riik, järelikult, milleks see lipp vajalik on, eks, inimeste ärritamiseks. Aga siis kõrval majal üle tee oli mingi elumaja ja seal ma nägin Palestiina lippu, nii et siin on see praegune see Iisraeli ja Palestiina vaheline sõda, Gaza sektori, Hamasi vaheline sõda. Et siin on see hoopis, see nähakse teisiti kui Eestis. Et kui Eestis, ma arvan, valdavalt ikkagi pooldatakse Iisraeli, siis siin see nii ei ole. Et siin ikkagi valdavalt pooldatakse Palestiina. See on poliitiline küsimus, jah. Selles mõttes on ka välismaale hea ära tulla, et poliitilised asjad muutuvad natuke teistsuguseks. Et need, mis tekitavad kirgi nagu Eestis, siin kirgi ei tekita ja vastupidi. Ja üldse välismaa reisidesse kohalik poliitika nii palju ei haava, et see on nagu nende asi ja nende teemas ära lahendada. Aha. No nii. Ülevalt läheb Ramlanova, nii suur liftidega üles saamine on kergelt problemaatiline. Sealt all on, seal on linn. Aga jah, ma võiksin siin hommikul mingi 3 tundi jutti jalutada, väga mõnus. Aga see on muidugi hämmastav, kui hästi nad oskavad ikkagi siin süüa teha. Ma ei tea, mõned asjad on niivõrd lihtsad, et seal on 3 või 4 koostisainet. Ja see on suurepäraselt tehtud. Ja ma Eestis ei ole midagi sellist kogenud.
et no ma ei tea, isegi sellist asja, lihtsalt asja nagu tuunikalast ja ma ei tea, tomatitest ja ma ei tea, salatist mingi võileiva tegemine, noh, see on neil nagu nii käpas kui käpas. See on nagu maitsev ja selline hõrk ja hea. Või koogitainas, no ma ei tea, mida nad sinna panevad, aga no nagu ei ole nagu sellist kooki Eestis. See on nagu, noh, tunda nagu mingit sajandeid, mingit traditsiooni on sellise kokanduse taga tunda. Jah. Ja toit on muidugi võrreldes Eestiga odav, väga odav. No, meri on mõnus, päikseline ajab haigutama. Tundub, et seal eemal on veel mõned turistid, kes on nagu andunult tulnud merd vaatama kuskilt pimedast, külmast Euroopast. Kaugtööd tehes võib siin muidugi elada ka. Aga siis peab õppima teatud asju, mitte tähele panema. Tegelikult see on igal maal nii, teatud asju peab õppima, mitte tähele panema. Ja tead, kui Euroopa nagu kõige suurem väljakutse on nagu võib-olla see arusaamine, et Euroopa võiks ikkagi olemas olla. Euroopa ei jää nagu püsima, kui siia sisse saada tohututes kogustes kultuuriliselt sobimatut rahvast. Ja samas on kuidagi selles mõttes tolerantsed ja minu meelest liiga palju, et kooli ekskursioone, mis ma vaatasin, et seal oli küll, et no nii, nüüd läksid mul teksarusid kalpmärjaks, meres omadega täiesti. Et no, tulevad koolides need ekskursioonides ja vaatad, et sul on noori tüdrukuid, noh, araabia tüdrukuid, kes on pearättides, et koolides võiks ikkagi olla keelatud. Nad lubavad ja noh, mis teha.